1999 kuni siiamaani on iga aasta toimunud see Vereta jaht. Algul oli päris mitu aastat Väätsal ja siis mingil ajal mõtlesin, et peaks nagu hakkama teistes kohtades ka käima, et see Väätsa sai nagu liiga tuttavaks juba ja siis hakkasime mööda Eestimaad ringi käima. Alustame reede õhtust ja lõpetame pühapäeval, et selles vahemikus siis kõik fotograafid liiguvad ringi ja pildistavad. Reedel minnakse siis kuskil peale kogunemist välja kuni 10-ni või natuke sinna kanti ollakse siis liikvel ja pildistatakse kas siis metsas, mererannal, ükskõik kus. Ja hommikul minnakse välja 4:30 ajal ja siis kella 10-ni tehakse hommikust jahti. Peale hommikusööki. Igaüks vaatab, kas ta käib ja peab päeval ka jahti. Putuka pildistajatel on muidugi see aeg just kõige õigem aeg, et neil väga õhtu hämaras ei ole putuka pildistamisega palju peale hakata ja putukad liiguvad ikkagi seal soojemal ajal. Õhtul minnakse kella 6 jälle ja taas 10-ni. Selline rütm on. Teeme varitsus- või hiilimisjahti ja mõningal määral ka sellist natuke safarilaadset asja. Et kui autoga ringi sõidetakse ja nähakse kuskil mingit elukat, siis tehakse seda auto aknast, aga viimasel ajal rohkem püüame ka seda vältida, et oleks asjal mõnu rohkem, kui jalutad või liigud või varitsed. Ta oli nagu teistmoodi kui nüüd. Oli ka teistsugune tehnika loomulikult. Aga siis olid, üks plokk oli poliitilised loomad ja teine oli siis päris loomad. Poliitloomad olid riigikogulased, keda siis sai kutsutud sinna Vereta jahti. Kes siis jooksid metsas ringi või söödaplatsid söödaplatsile. Söödaplats oli nagu puukülge seotud porgandid, mida siis poliitloomad pidid sööma. Selle ideega tuli välja Peeter Ernits, kes oli tol ajal Loodusmuuseumi direktor ja mina olin ka seal ametis. Ja mulle tundus ka, et see idee on väga lahe idee. Miks üldse Vereta jahti peaks pidama? Iga hea meel, et ma üldse sellise seltskonnaga saan koos olla. Aga see saagi küsimus on nagu natuke teisejärguline. See koos olemine on nagu oluline. Mulle väga meeldib koos olla nende inimestega, kuulata nende juttu. Nad on väga kõvad tegijad, profid. Ja just need lõunapausid siin, inimesed jutustavad oma lugusid, jutustavad oma kogemustest või tehnilistest nippidest, mida mul on selline huvitav. Aga muidugi see on aastas korra, nii et tegelikult hakkad juba ootama, et millal see aeg kätte jõuda, tahaks minna ja alati on veel põnev see jääger, kes sulle siin kaasa antakse ja vaata, eile õhtul ma sõitsin üksinda. Enam-vähem juba, aga esimesel päeval ma sõitsin jäägriga koos, kes nagu tutvustas mulle selle kandi ära ja õhtul oli hästi mõnus täitsa üksipäini, midagi kaasas ei ole, sõidad ja otsid kohti ja mis on mõlemil päeval ma olen 1,5 tundi nagu matkanud, et ei ole küll ühtegi looma ette juhtunud, aga see minek 1,5 tundi läbi tundmatu metsa ja kõik need hääled ja nii, et täna ma proovisin üldse kõrge statiivi otsas lihtsalt seda filmida, neid hääli nagu kaasa viia. Mina alati ütlengi, et tegelikult kui ma lähen loodusesse pilti tegema, et siis ma tahan nagu neid hetki kaasa tuua ja neid hetki kodus teistele näidata, et mis seal oli. Ega see ei ole ju ka sõnakõlks, et käin metsas ära ja on rahu ja tasakaal tagasi, et tegelikult ei annaks seda. Et
lähed linnakärast ja stressist välja ja see tõepoolest, see nagu rahustab ja teeb su olemise mõnusaks. Mis sa veel hingihkad? Ilus oli. Kohtasin oma teekonnal. Läksin hommikul 4:30 välja jalgsi. Tuli kokku 12 kilomeetrit, 4,5 tundi. Ja siis, kui sa küsid, kuidas oli, siis kohtasin mere ääres ühte kohalikku talupoega. Ja tema ütles, et nagu vana jumala enda selja taga. Ja tegelikult nii oli ka. Kohalikega peab suhtlema. Kohalikud teavad, et see Kõrgessaare poolsaar või Kottsaare poolsaar, et see on metssigu täis. Noh, nüüd päeval, kui päikene paistab, või mis päeval, hommikul, kui päike paistab, on kõik seal kuskil põõsastes, kadaka põõsastes ja neid väga ei näe. Aga noh, linnuriik on ilus. Näed, kassil on puuk. Võtame ära. Kus on Urmas Tartes, teeme ühe puugipildi. Otsimisobjekt on selles jahis Nurmenuku lilikas. Ja noh, neid Lääne-Eestis on, aeg võiks sobida. Hiiumaalt on neid ka leitud. Nii et käisin, vaatasin mõned kohad valmis, kus siis on neid nurmenukke ja kus need ka varem leitud on, mis on põhiline. Et näis, kas õnnestub, ega siin kindlalt muidugi ei ole. Nägemine on täpselt ju selles, et kes mida ju tähele oskab ka panna või kes milleks on nagu valmis, et ega ma ise tunnen ka väga hästi, et minul ütleme, selline suure loome äkkamine võtab aega. Et kes on, ütleme, jääger, tema siin näeb iga väikse sabatutti ära, sest ta on harjunud jälgima juba jahipidamise ja kõige muu käiguski. Kui siin rääkida sellistest väikestest loomadest, siis on küllalt tavaline, et olen kusagil pikali, teen pilti, keegi tuleb, küsib, et mis sa pildistad. Ja siis näitad, ja siis vaatab, oi, ma polegi näinud ja pärast ütlevad, oi, aga nüüd ma hakkasin nägema. Jah, see vaikus on ju selline tore asi, et tegelikult see mõnus vaikus ei olegi päris vaikne. Seal on tegelikult loodushääled taga oma sellise mõnusrütmiga. Vaikusest me mõtleme ikka seda vaikust, kus teda tehnomeraha ei ole. Selle sama kaameraga tehtud. Olidki 2 päeva vanust vasikat. Ja ma olen küll kaua aega metsaks läinud, aga niimoodi kaksikutele saada nii lähedale, et nad niimoodi pilti saada, see on jälle. Et tol korral oli nüüd vähemalt see, et oli õige aeg, õige koht ja ka kaamer oli mu kaasas. Hirv on selline, mida mandril ei esine ja seda sai nüüd 4 korda nähtud ja 2 korral lausa lähedalt, ühel korral paarikümne meetri kauguselt. Aga see oli momendiks ainult. Selline tore juhtum ja on head sööbrad ja alati ne uued looduskohad Eestis, kus ma ei ole varem käinud. Sookured, siellä lennovat sookured ja putukaid pilsterin. 5. kord veretajahist osa võtta, iga kord tuled lootuses näha põtra ja täna ma sain oma elu parima põdrapilgi kätte. Et selles suhtes võib väga rahule jääda. Eile oli päris huvitav, kuna ma sain pildistada hunti.
ja päriselt hunti väga palju kaadreid. Aga ma ise arvan, et igavad kaadrid. Mingisugune koer jookseb põllu peal. Noh, on ju igavad kaadrid, kuigi see oli hunt. See ainult mulle on huvitav, et hunt. Mulle meeldib seal käia. See on selline mõnus nagu selline tasakaalu leidmise koht. Kui mul igapäevaselt tuleb hästi palju suhelda inimestega ja neid pildistada, nendega tegeleda, siis loodus on ikka selline ärakadumise koht. Ja loodus on aus alati, et seal ei ole ju sellist teesklust või keegi tahab olla parem või ilusam pildi peal, kui ta muidu on. Aga strateegia suhtes avastasin ma täna enda jaoks täiesti uue variandi, kuidas nagu loomale läheneda, sest kõige olulisem vee all on saada võimalikult lähedale. Sest on vaja elimineerida võimalikult suur hulk vett enda ja objekti vahel. Ja kuidas nagu lähedale saada, siis täna oli selline situatsioon, et oli üks väike lestapoeg, suhteliselt arg, aga oli ühe koha peal ja siis talle see väike lainetus lükkas mingisuguse vetika ja rohusodi peale ja ma sain talle niimoodi lähedale, et tema mind ei näinud, kuna tal oli rohi ees. Aga kuna oli ette näha, et mingil hetkel see laine selle rohu uuesti eest ära rükkab, siis ma kasutasin seda momenti ära ja sain talle umbes 5 sentimeetri kaugusele ja siis tuli. Loodus minu jaoks on üks tervik, mis koosneb, mis on mingis pidevas liikumises ja kui sa temast võtad pilte, mis on staatilised oma olemuselt, siis see ei kajasta tegelikult võib-olla hästi kõiki hetki, kui need on tehtud staatiliseks. Aga ütleme, kui vaadelda kiiremini liikuvaid objekte nagu linde või midagi muud, siis see, mis toimub nende liikumises, mida me tavapäraselt näiteks maalil või mingisugusel joonistusel ei näe, siis see on hästi põnev. See on asi, mis silmis korraks välgatab ja siis on ta kadunud. Ja nende hetkede jäädvustamine on minu jaoks väljakutse. Aga minul läks nagu väga hästi, nagu alati. Jälle võitsid ära või? Mul läks nii, et ma pildistasin 2 loomaliiki, keda ma varem ei olnud pildistanud praktiliselt. Üks oli hirv ja täna üllatas üks hüljes mind. Passisin kahkuna otsas kormorane ja siis hüljes pistis 5 sammu pealt pea välja. Aga kui piltidest rääkida, siis minul ka hirvepulli pilt on see mis võib-olla on pildi mõõtu. Aga ülejäänud on niisugused... Siilist sai ka, Siili oma portree. Tuli kraavist ja jooksis üle tee ja mul oli loomulikult 600 toru oli ees ja siis nii kaugele ei jõudnud joosta, kaugemale ei jõudnud joosta. Siil või sina? Mina jooksin temast eemal, et pilti saaks. Tegelikult ongi, et meie sellise tegevuse kõige parem tulem on see, et kui meil õnnestub saada kätte meid huvitav materjal ja vaikselt eemaldada, nii et ohver ehk siis pildiobjekt parimal juhul ei pane seda üldse tähele. Öösel olin saare peal, Lambasaarel, et hommikul ei peaks minema. Mõtlesin hommikul teen telgi ukse lahti, et hakkan turu välja. Kalamees või? Mingi kalur läks selle õngega ja siis kõik linnud olid läinud. Aga no tore ikka. Külm, aga tore. Mis mulle meeldib, et ta on iga aasta on erinevas kohas ja siis sa õpid enda kodumaa loodust tundma. Õpid tundma erinevate piirkondade lugusid. Sõidad jäägritega ringi, nemad räägivad mingisuguseid kodulugusid sinna. Hästi põnev. Ja kuidas nad loomadesse suhtuvad. Just need lood, mis siit sellele pildile juurde saab, on see, mis toob.
kunagi ei maksa päris ilma plaanita välja minna, järelikult tuleb vaadelda, tuleb jälgida ja siis õigel ajal nupule vajutada, et mina eelistaksin istuda maha, juua tass kohvi, elada ennast sisse nagu turist asjasse, eks ole, ja alles siis alustada ükskõik millise koosluse vaatlemist siis turisti pilgu läbi, eks ole. Täpselt sama on siin. Kui ta nagu kingib mulle võimaluse või vahel isegi annab nagu sellise idee, et kuidas nagu kedagi midagi pildistada, et siis ma muidugi kasutan selle võimaluse ära vastavalt oma võimetele ja oskustele. Et siin praegu taustal rukkirääk häälitseb väga temale iseloomulikul moel, et eelmisel aastal ma kuulasin seda häält samamoodi, siis mul tuli meelde, et mul on ju plaat autos, et kuulaks seda plaati ja teeks aknad lahti. Ja selle peale siis üks rukkirääk tuli aina lähemale ja andis võimaluse ennast pildistada ja isegi ka natuke lühiajaliselt filmida. Oleneb ka keskkonnast, et mere ääres on ikkagi vaikselt kuskile varjuda kuskile ja paigal olla, on lindu püüda verettajahi ajal, kus on rändeajad, on ikkagi enam-vähem kindel tegevus, mulle tundub. Ma olen ise ka ju kogu aeg linda rohkem pildistanud. Aga metsas siis vaikselt jälgides tuult ja ikkagi kõrv kikkis ja võib-olla natuke jälgi vaadata, kui õnnestub. Üks väärtus on muidugi inimesed, kes tulevad vereta jahti. Ta annab meile, ma arvan, jahi lõppedes selleks ajaks kena pildi sellest piirkonnast üldse. Inimesed lihtsalt õpivad selle tegevuse käigus